nii. Ja siis põhimõtteliselt see kalender on selline üldine vaade, siin on ise valite, oleneb kui palju teil nagu ressursse on, et mitme päeva kaupa te tahate seda kuvada siin, et kui on hästi palju nagu siin, ma ei tea, meil on hästi palju, ütleme 6, siis 3 päeva kaupa on see päris kirjuse asi juba, et siis saab siit valida nagu vähema kaupa. Ja kalendris on siis see asi ka, et kalendrist saab otse selle ressursi alt planeerida tööd, näiteks kui see põhivaade on lahti, keegi tuleb teie juurde, võtate kliendi vastu, ütlete, et Madis hakkab mul tegema homme seda tööd. Näiteks vaatan, tal on siin tühi aeg, panen Madisele mingi töö, siis ta viskab kohe töölehe peale. See on see töölehe nagu esmase registreerimise vaade. Siit saab otsida isikut, kas lisada uut või siis otsida. Võtan mõne, kes juba on siin. Kui klient on varem loodud, siis kliendile tekib ka selline väike märkus juurde näiteks, et sellele teeme alati soodustust või sellele idee või see võlgu või mis iganes nagu, et sellise märkuse ma näitan pärast, kus kliendi juures saab juurde panna, et kui sa kliendiga hakkad tegelema, see hüppab nagu püsti. Ja siis sõiduki valiku puhul siis ta viskab ka juba ette, et see isik on käinud mitme erineva sõidukiga. Kui ta on käinud ühe sõidukiga, siis ta viskab selle sõiduki kohe sinna töölehe nagu vaatesse. No seda saab kõiki muidugi muuta jälle sealt edit nupu alt, aga oletame, et praegu valib ühe sõiduki. Ja siis tal on seos olemas siin töö nimi, panen mingi suvalise, ma ei tea, kütusefilter. Siin on juba näha ressurss, kes seda teeb. Kirjutan siia üldkaebuse ka. Ja salvestan ära ja siis põhimõtteliselt tekib see nagu töö tegemise ja töö korraldamise vaade siia. Ja siin on siis põhiasjad on töö staatus, saabumas ootel töös, varuosade ootel pakkumised kliendid. Ja siin on tegelikult niimoodi, et alates varuosa ootel või varuosa vaja tellida, kuni kliendi otsuse ootel, need saab seadistustest maha ka võtta. Et kui teie töökoha jaoks on liiga palju neid näiteks, selliseid asju, selliseid staatusi pole vajagi näiteks üldse, siis saab need maha võtta, aga muidu need on kõik olemas. Ja nad on siis kalendris kuvatakse eri värvidega, et kui midagi on alles saabumas või ootel, siis ta on mingit tooni sinine, kui ta on töös, siis ta on, mis ta oli, siis on ka sinine vist. Kui ta on valmis, siis on roheline ja kui ta on üle tähtaja läinud, ükskõik mis asi on üle tähtaja läinud, kas mingi varuosa ootamine või töö ise on üle tähtaja läinud, siis ta läheb punaseks, et siis on näha, et nagu sellega on midagi vaja teha. Ja siis valmis järgi kutsutud väljastatud, et noh, osad kasutavad neid kõiki, osad ei kasuta. Siis tavaliselt seda osa siis oleneb, kui nüüd luksepad täidavad näiteks ise ka arvutis neid asju, siis nad täidavadki seda osa ise ka, et midagi on katki, pärast kirjutab, mis tehtud on, tehti terveks, eks ju. Aga kui ta täidab lihtsalt seda töölehte, siis ta toob töölehe ja siis meister täidab seda osa pärast. Siseinfo on näiteks on mingi rikas vend, paneme talle täiega. Ja seda klienti ei näe ei töölehel ega arvel ega kuskilt, see jääbki ainult arvuti ekraanile. Töölehe PDF ise siis vaikselt siit kujunebki niimoodi. Et need asjad, mis me sinna kirjutasin, need siis tekivad siia kaebuste avastatud vigade juurde. Siin on autoandmed ja siis see versioon töölehest on siis koos märkustega versioon selliseks puhuks, kui töökojas sees arvutit näiteks ei kasutata. Et siin ta täidab ära, pärast toob selle lehe tagasi. Seadistuste alt, ettevõtte seadete alt saab valida ka sellise blanketi, kus neid märkuse lahtreid ei ole. Ehk siis seda suurt kasti seal ei ole, et see on siis, kui teil on töökojas näiteks arvuti, millega nad ise täidavad oma ühesõnaga tehtud töid ja avastatud vigu, et siis seda kasti ei ole, siis on lihtsalt puhas leht. Kas sihukest tehti näiteks varuosad peal? Antud hetkel on niiviisi, et varuosasid saab kahtepidi lisada tööle. Et kui te kasutate meil ladu, siis te tooteid lisate siit samast. Näiteks panengi, see on mingi filtri vahetus oli. Kirjutasin valesti. Siin on palju filtreid, võtan mingi filtri, sisaldab käibemaksu, 15 näiteks, lisa. Siis siia ta tekib juba nähtavale ja kui ma nüüd teen uue töölehe, siis on tooted ka siin peal.
ja siis seadetajalt saab seda ka määrata, kas töölehel ja arvel ja pakkumisel on tootekoodid näha või mitte. Et kui te ei taha, et klient tootekoode näeb ainult nimetust ja hinda näiteks, siis saab selle maha võtta. Seda saab siiamaani sisestada alles siis, kui latt on see toode tulnud. Jah, sellisel kujul jah saab. Muidu on niimoodi, et kui te ladu ei kasuta, laomoodulit ei kasuta, siis saab tegelikult, kui te arvet loote siit alt, siin on, tekib see tehtud tööde nimekirjad asjad ja siis kui te ladu ei kasuta, siis saab käsitsi lisada lihtsalt selle tööga seotud arvele asju juurde. Ehk siis sellisel juhul nagu töölehele nad niimoodi ei teki. Et töölehe kasutamiseks peab olema ikkagi ladu. Ja siis sa kogu aeg plingid seal üleval, võtad selle valmis ära, paned töö, siis sa saad jälle muuta seda, siis paned jälle valmis. Siis blinkimine käib edasi tagasi. Lihtsam on panna, meil on nii, et on siseinfona pandud. Copy paste, kui sa tellid mingi varu osa, paned copy paste ja siseinfosse. Seal töömees näeb seda arvutis täpselt, et mis varu osa sinna läheb. Nii teinud. Ja kui nüüd lõpus tuleb mul see nädal arve kokku, siis ma pärast seostan kõik ära. Näeb kõik lihtsam lahendus. Jah, ega see on üks variant teha, et sellepärast ongi lihtsam tegelikult, kui koos laoga kasutad, et siis see süsteem on ka nii üles ehitatud, et sul on ladu kasutusel, siis sa ikkagi täpselt laost näed, kui palju sul on neid tooteid, sa tõmbad nad töölehele ja siis kõik on nagu. Jaa, kui sul laos ei olegi neid tooteid. Aga me täna oleme selle muudatuse ära teinud vist, et miinusega saab olla laos juba ei ole. Ei ole. Okay. Et see on ühesõnaga info on edasi antud. Ja see miinusega võiks olla tekitada, see oleks super. Ja et laos ei pea olema toodet, et ühesõnaga see on tegemisel, sellest me saime aru. Ja põhimõtteliselt see on siis nagu see töölehe vaade, siin saab veel midagi muuta, niikaua kui arve või töö ei ole lõpetatud ja arve ei ole kinnitatud, kui on salvestatud, makstud, siis siin enam midagi muuta ei saa. Saab saata kliendile e-mailile ja administraatori õigustega isikud saavad siis kustutada ka nii ostu kui müügiarveid vastavalt oma äranägemisele. No nii nagu raamatupidamistarkvaras tegelikult. See ei ole igapäevane praktika, seda ei tehta, aga kui ikkagi on vajadus, siis saab teha seda. Et kui on näiteks määratud niiviisi, et teil on spetsialist, kes tegeleb arvete asjadega ja töökoja juht omab õigust kustutada arveid või muuta, siis spetsialist näiteks ei saa kustutada lihtsalt mingid arveid ära, ei ostu ega müügi arveid. Nii, ma hüppan kähku siis veel, tahtsin enne näidata veel seda ka, et siin üleval on need nupud, saada e-mail, saada SMS, siin ongi siis need, kus need template'id enne, mis ma seadetelt nägin, et olete loonud mingid template'id, näiteks sõiduk on valmis, siis tuligi see sama sõiduki number siia, auto nimi või automark, ettevõtte nimi, saada ja siis klient sai SMS-i ka, et auto on valmis, ei pea helistama ta pärast. Ja sama saad e-mailiga teha. Siis sõidukite register, muidu ikka register nagu ikka, aga selle täiendusega, et siin saab siis auto numbri järgi saab otsida, aga selline sõiduk on juba olemas. Okay. Nüüd see toimus see päring argist, et sellise auto andmed pärime argist ära, ma saan ta lisada siia sõidukite nimekirja ja siis hakata siit ka uut tööd tegema, kui ma tahan. Kui on juba mingi auto, näiteks mingi sõidukiga olete hästi ammu tegelenud ja 5 aastat tagasi ja ta on tulnud teie juurde jälle ja siis saate ka numbri järgi, siit saate nagu andmeid uuendada, et teinekord on see, et number on muudetud või midagi, et number on teise auto peal või mis iganes. Ja muidu sõidukite register on nagu register ikka, siit põhimõtteliselt näete lihtsalt, mis on seotud tööd selle sõidukiga, ettevõtted, kliendid. Sama asi on kliendiregistrites. Kui võtad kliendi lahti, siin saab kliendi andmeid määrata. Siit saab määrata kliendi alt ka seda, kas talle on krediit lubatud või mitte näiteks. Kui te jõuate arve maksmise kohani, siis süsteem küsib, et kuidas maksta ja kui tal krediiti ei ole lubatud, siis on nagu ainult sularaha ja kaardimakse võimalus seal. Et siis ta üldse ei lase nagu arvet maksmata jätta kliendil põhimõtteliselt, muidu ei saa tööd lõpetada. Ja see on sama ka ettevõtetel, kui on ettevõtte sisestada ära, siis sa pead eraisikule panema ka selle linnukese, et
krediit, kes selle auto toob või kes seal ettevõttes nagu. tegelikult see krediit ongi nagu isikuga seotud, et meil on niiviisi, et ettevõttega ei ole. otseselt ei ole, meil on niimoodi, et see keskne, ütleme isikute registris keskne nii-öelda nagu ütleme siis põhivend on eraisik. Et tema on siis ettevõttega ka seotud nii-öelda, et ettevõte on, kuigi ettevõte on see arvesaaja näiteks ja auto omanik või mis iganes. Siis meie oleme teinud niimoodi, et isik alati on see, kes tegelikult keegi on see, kes selle autost vastutab nii-öelda. Keegi on, kelle telefoninumber on, kes tuleb talle järgi, kes on ta toonud ja kellele siis on antud õigus, kas ta võib saada krediiti või mitte. Okei, aga ühesõnaga jah, siin nagu kliendiregister iseenesest on register ja siis nende alt saab määrata mingid õigused. Pakkumistega on iseenesest ka lihtne, võtame mingisuguse suvalise isiku, kes on näiteks käinud varem, mingi sõiduk tuli külge talle, paneme ka mingi pakkumise töö, lisainfo ja siit saab siis hakata nii laost kui käsitsi lisama ridasid pakkumisele. Ma teen lihtsalt mingisuguse näite, filter. Üldse mälestan midagi. Panin pakkumisele mingid asjad, siin saab muuta neid veel. Saab siis pakkumisel ka käsitsi veidi mingit lisainfot panna, kui on vaja. Ja pakkumiste loogika on siis see, et esimene kinnitamine, mis siin all on pakkumise puhul muidu toimib ettevõtte siseselt. Näiteks kui teil keegi, üks inimene teeb pakkumise valmis, aga meister või ülemus peab tulema ütlema, et see on okei, vaatab peale, ütleb okei, siis kinnitatakse ettevõtte siseselt see ära. Ja siis saab saata selle, kas genereerida PDF-i või saata kliendile meilile. Klient siis vastab, et kas talle sobib või ei sobi, kui klient ka vastab, siis siin all on pakkumus aktsepteeritud. Ja siis ta on nagu lukus selles mõttes. Ja nüüd siit saab siis samamoodi kohe otse uue töö luua. Niimoodi, et kui loo pakkumisest uus töö vajutad, siis ta viskab siin siia samasse töölehele otse, kus need samad andmed on pandud paika, mis pakkumisel olid. Ja siit saab muidugi muuta, täiendada kõike, aga et siis ta ei pea kopeerima sisuliselt pakkumist tööks, ei pea eraldi looma. Et pakkumistega on veel üks väike täiendus praegu tegemisel, mis on ka klientide poolt tulnud selline soovitus, et pakkumistest saaks teha versioone ja koopiaid, et see tuleb juurde, et alati ühele kliendile teed tegelikult näiteks 2 pakkumist, et on mingid kallimad jupid ja odavamad jupid ja siis ta ise valib ja tegelikult nad on, aga mingid asjad on nagu sarnased kõik, et ei peaks käsitsi ümber toksima. Et see on nagu juures, aga kogu selle asja mõte on selles, et saaks pakkumisest otse tööks minna, et see loogika on siin olemas. Nii, ma näitan lihtsalt pakkumisi PDF-i ka, et siis on PDF-id ka nähtud. Siin on samamoodi ettevõtte logo tuleb siia, tooted, siin on siis pakkumisel võetud tootekoodid maha niimoodi, et klient ei näe tootekoode. Et selle kohta saime ka tagasisidet, et osad on ju need, kes lähevad, siis kukuvad kohe Poolast guugeldama, et kus saab odavamalt neid juppe. Et neid tootekoode siis, kui ei taha kuvada, siis ei kuva, eks.